No nii, nagu ühes õiges Eesti spordisaates öeldakse esimeseks sõnaks ja nüüd natukene pärast sellist väikest nagu plähmerdamist saime siit Disclandist minema. Meil on täna selline huvitav saade ees, kus siis erinevad inimesed eri viisil saavad saatest osa ja tehniliselt tegi väiksed väljakutsed. Lülitasime natuke lihtsama lahenduse peale ümber viimasel hetkel, loodame, et see väga suureks takistuseks liiga paljude ei saanud. Igal juhul, kui sa praegu siin kuuled ja näed mind rääkimas, siis sa oled õigel lingil, seda linki jaga siis kõikidele sõpradele, keda sa arvad, et peaksid sellest saatest osa saama. Nagu ka saate siis informatsioon on juba ette teada andnud. Täna on see päev, kui räägime Clash Diskist ja me räägime Clash Disk Eesti tiimist ja teeme avalikuks siis selle tiimi liikmed ja hakkamegi riburada pidi minema. Laual on siin kettaid, nagu näete, minu kõrval on tegelikult ka üks tool, siia ka keegi veel saab istuma, aga enne veel helistan ühele mehele siit oma telefonist ja vaatame, kes meilt sealt vastab ja saame ühtlasi teada selle tiimi esimese tiimiliikme nime, keda me siis täna avalikustame. Nii, läheb kõneks, läheb lahti. Nii. Hallo. No hallo, Indrek Tambet olen. Kellega räägin? Nii, täitsa kuuldel. Ja Riho Rogov. Ja, mina. Ja, see oli õige vastus, oleksid pidanud nii vastama. No nii, Riho, palju õnne. Tiim Clash Disks Eesti üks mängijaid. Nii on. Info õige? Info on õige. No mina olen täna nagu täitsa hullike tulnud sellele saatele vastu, et avastan ise ka siin niimoodi asja käigus, et kes siis meeskonna liikmed on. Natuke on linnukesed ikka siristanud ka, et ega sa mulle ilma asjad ei helistanud siin paar tundi tagasi. Kuule, sa ei saanud ise siia tulla, kus sa siis oled praegu? Tead, oleks olnud hea meelega videopildis, aga kuna viibin nii-öelda Tapa kaitseväe aladel, siis seal net on ka natuke kehva ja ei saanud seda õigel hetkel alla laadida. Elon Starlinki ei jaga sinna või? Ei jaga, aga lõpuks sain ta alla ja nüüd olen otsaga juba Rakveres majutuses, aga net on ikka maru kehva, et... Ma ei tea, sellest ei ole hullu. Igal juhul ma arvan, me kuuleme sind hästi praegu ja räägime siis Clash Diskist. Õige kähkuga käis minu jaoks asi, ühel hetkel tuli info, et Ints saade on vaja teha. Clash Diski tiim on vaja avalikustada. Täna avalikustame paar nime, sina oled esimene. Räägi siis, mis on Clash Disks sealt Tapalt meile, pane teele. Ja ma rohkem ei küsigi, et mis asi on Clash Disk, see on niimoodi, et ega kõik diskisõbradki ei ole veel võib-olla kuulnud või näinud või? No ei kindlasti, paljud ei ole seda kuulnud ega saanud katsuda, aga mis see Clash on? Clash on siuke huvitavate nimedega kettad. Aga käes on nad ikka ülimugavad, et minul hakkas see Clash nagu kohe meeldima. Et nagu proovisin, nii ka meeldis. Samal ajal, kui sa räägid, siis ma siin vaatajatele vibutan ka. Me pärast vibutame neid ketted kõvasti siia kaamera ette. Aga näiteks väga lõbusa pealkirjaga disk on meil siin popcorn näitan praegu. Ja, see on siuke väga hea putter, mida kasutan ise. Ja kätte ta sobib nagu väga hästi. Ja kõige paremini sobib ka muidugi nendele, kellel on natuke väiksemad näpud, et see rimm on siuke madalamapoolne nagu pure sarnane. Ei saa vastu väielda, jah. Sa ütlesid, et kettad on selliste huvitavate nimedega. Räägime nendest nimedest ka, näiteks popcorn. Miks on ketta nimi popcorn? Et selle vastuse ma jään küll põlgu, et miks need nimed sellised on, kindlasti ma pean tegema väikse taustauuringu, aga nalja saab kõvasti, kui võtad popcorni välja ja... Tahad praegu öelda, et ma tean rohkem kui sina või? Ma arvan, et sa tead. Ma kuskil tegelikult mingi moment, kui siin juba suvel siin samas Disclandis sai ju Clashi diske visata, siis ma natuke lugesin, et miks on kõigil mingid toidu nimed või honey ja nii edasi.
et väidetavalt siis, et need kettad samastuksid inimestele meeldivate maitsetega. Vaat niimoodi, Riho. Päris Santa Maria ei ole, aga puuvilja siukse laua saab kokku. Küll selge. Ja Eestis siis ka nüüd oma tiim, kes Clash Diski lehele läheb, siis leiab sealt natukene Ameerika nimesid, Norra, Rootsi, ma ei tea, Soome nimesi kõige rohkem. Muidugi Soomest on see asi pärit, eks ole? Nii on. Sul on soome keel niikuinii suus või nüüd õpid või? Ei, mul on tead mõned sõnad, mida ma oskan öelda. Aga ei plaani õppida ka veel. Veel on vara. Ja see tuleb iseenesest, hyvin. Nii, oota, mis ma siis nüüd sind piinan veel? Midagi tahad veel rääkida enne, kui järgmise liikme avalikustamise juurde läheme või? Ei, ma ootan pingsalt, kes need kaks on. Ega ma ise ka ei tea. Sa ei tea või? Ma ei tea nii hea. Ei, tegelikult eks ma ikka tean, aga tuleb siuke tummine sats, võiks öelda. Väga hea. Siis on niimoodi, et järgmine mees tuleb siia minu kõrvale. Ma saan aru, sinu jätame veel liinile esialgu või? Ja kutsun siia enda kõrvale Clash Disks Team Eesti liikme Antoni Enden. Tervist! Tervitus! Tere, Riho! No, tere, Anton! No, tervist! Nii, viisakad kohal ja hakkame põretama. Tänud! Ma vaatan sealt kuskilt särgivabrikust tuli värskelt ka välja. Ja. See on siin ikka siuke, tehase toodang, et sildid on küljes ja hakkame esindama. Väga hea. Riho, saad aru, millest juttu on või? Ei saa? Ja ma saan aru, ma juba aiman ette, ma pilti küll ei näe, aga... Varsti, kui sa kõne ära paned, siis sa saad pildiga ette võtta, et siis sa saad täpselt pihta, millest lugu on. No samal viisil, nagu seal Tapal võib-olla kuskil kaitseväe osas vennad õmblevad endale, eks ole, need sildid külge, niimoodi see Toni tegi ka asja nagu ikkagi. Suhteliselt, jah. Üsna ruttu tegi teoks. No varsti saab võib-olla ikka ametlikku tootmisesse ka. Ja. No nii, 2 liiget teada nüüd. Kuidas siis, kes alustas kogu seda Clash Diski tiimi koostamist, kes kutsus keda või ole teie üldse esimeste seas olnud? Anna selgitusi, Toni, äkki sina? Kuni Riho veel liinil on, Riho, räägi tegelikult, sa oled ju, ütleme, kõige kauem olnud meil praegu tegev ja kõige rohkem võib-olla on juba kokkupuudet ka olnud ketastega. Kuidas see asi üldse algas see aasta? No, ta algas nagu niimoodi, et need Clash kuidagi järsku tuli sinna Disklandi, kuigi need olid juba kassis juba olemas. Et Andi nendega nii-öelda leidis nad kuskilt laualt üles, läks nendega mängima ja siis kuidagi see promomine hakkas seal pihta, need toodi Disklandi. Ja ma ka seal siis võtsin kätte ja proovisin ja mul hakkas see kohe meeldima. Läksin järgmine päev uuesti, proovisin veel. Ja siis tuli juba Järva-Jaani Open see aasta. Ja siis ma ütlesin Silverile, et teeme pulli, et ma võtan sealt Disklandist need prooviketted ja mängin ainult nendega ja vaatan, mis tulemus tuleb. Ja siis ma olin Järva-Jaanis, mängisin 3. päeva nende ketastega. Ja tuli välja niimoodi, et mängisin ennast 3. napilt kaotasin, aga seda enam juba mulle meeldis nende ketastega nagu edasi mängida. Ja siis Silveriga sai kokku lepitud, et tuleb meil siuksed asjad ja täna oleme nii kaugel. Ja sa oled nüüd pärast seda oled ju mänginud ainult Clashiga, on ju? Ja, ainult selle Clashiga. Välja arvatud nüüd lauluväljak, mis oli väga siuke torbine ja lubas hullu vihma, et siis ma võtsin ka natuke mõned enda omad vanad kaasa. Aga mis ei ole kedatud, et meil täna lubatud mängida on Mixed Bagiga, et kuna kõik polde veel ei ole väljas. Ma pidin just küsima, mis vanadest ketastest saab, aga näed, vastasid ära, jah? Aga ma katsun mängida ikkagi puhtalt Clashiga. Ja ega nendest vanadest ju ka tegelikult midagi ei saa selles osas, et enamuski, kes on lepingulises mängijad, paljud jätavad ikkagi sellised kuldketted alles. Et kui kunagi on aeg, et näiteks nendega enam ei mängi, siis saab nad uuesti jälle kasutusse võtta, et siukseid kuldpalasid ei tasu kohe kõike auctionile panna. Nii on. Kuulge mehed, aga enne veel kui edasi läheme, me vist peaksime selle asja ka ära rääkima, mis vaatajaid puudutab. Meil on 5 ketast laual. Just nii, korjasin mõned
Küll mis sprindid, aga vaatamata sellele täiesti korralikud kettad, nagu kõik teavad. Ja siin on siis 5 erinevat ketast ja nende eest võime täpsemalt mudelitest veel rääkida. Aga nende point on siis see, et jällegi esitage küsimusi. Saate lõpus valime kindlasti 3 tükki välja, et siis saame siit vaadata, millised lähevad välja ja kellele. Aga et esitage kindlasti küsimusi, siis läheb loosi ja hakkame seda klassi ka massidesse. Jah, nii on. Ja küsimusi nagu ikka siin samas YouTube'i laivi vaadates, vahet pole, kas sa vaatad Telost äpis või siis vaatad arvutist, aga seal on see live chat koht täiesti olemas. Siin on juba Essa kossa loetud, et aga nüüd oleks sinna küsimusi vaja ja neid küsimusi siis saate jooksul ja lõpus hiljemalt proovime kõik ära küsida ilusti. Just. Ja siis teeme selle valiku ka. Kas lasime Riho pesema või? Või tahad sa rääkida midagi veel? Ei, ma võin minna ka pesema, ei ma ole täitsa väsinud. Täitsa väsinud. Ütle ka paari sõnaga, mis sa tegid seal siis nüüd? Tead, me teeme Briti sõduritele, paneme uut linnakut kokku, et siuke on natuke tööd. No. Sa lõhkusid vana ära? No jah, selge. Ei, neil ei olnudki. Aha. Said, nemad on ju vihma karjunud, saavad seal lagedad taeval hakkama. Kuule, Riho, tänud sisse juhatamast ja ootame põnevusega siis. Jah, aitäh teile, nägemist. Oi, paka. Nonii, täpselt 10 mintse Rihot. Aha, siit tuli juba hea kommentaar. Piret Orgussaar ütleb, et see kettad võiksid hoopis lõhnata vastavalt inimeste... No, aga neid kettad on olnud ju. On jah. Latituudil oli ju mustikas ja maasikas ja mis need lõhnad olid seal kunagi puteritel, nii et see ei ole isegi mingi uus idee, et seda on täitsa varem kasutatud ka. Jah, nimesid asju. Jah, see on kihvt, et küldse need uued kettatootjad, kes tulevad, see on lõputu võimalus nimede asjade panemiseks. Nii, küsimus siis... Kas tiimil on juba kapten ka olemas või? Ma ütleks, et otseselt hierarhiat paigas ei ole, aga ütleme, meil on 3 mängijat on, 3. viimane liitub meiega veidi hiljem, siis võib-olla saame veel täpsemalt sellest asjast rääkida, aga ma ei ütleks, et tiimil otseselt kapten on. Me oleme 3 meest, kes hakkavad ühist nii-öelda rauda taguma, turundama, ütleme, Clashi Eestis ka nii-öelda edendama ja selles suhtes ei. Ma ei ütleks, et praegu keegi otseselt kapten on. Selge pilt. Ühesõnaga teame siis seda, et kolmik hakkab seda vedama. Järelikult vaataja tähelepanelikult sai ilmselt aru, et kedagi on veel oodata. Ja sa aga seda ütlesid välja. No sa natuke ütlesid need eesmärgid, mis nüüd on Clash Diski tiimil, et turundada asja eest vedada, midagi tooksid veel välja? Ei no selles suhtes nagu ikka tiimimängijana peamine on ikkagi ju ise ka mängida, et tulemusi teha ja ennast arendada, aga kuna tegemist on just sellise täiesti nagu põhimõtteliselt uue kettatootjaga, siis praegu kindlasti on ka suur rõhk sellele, et seda nii-öelda inimesteni viia. Meiegi jaoks on ju see täiesti uus nii-öelda ala selles osas nii-öelda, et pole ju väga kokkupuudet olnud, pole saanudki olla, pluss nende tuleb aina uusi juurde. Nii et saab olema selles suhtes endal kõvasti palju avastamist ja samamoodi siis üritame võimalikult kiiresti kas ma ütlen selliselt tabavalt tuua seda ka Eesti nii-öelda huvilisteni ja miks mitte ka võib-olla hiljem väljapoole. Ja kohe kiire küsimus, et kui vana Clash Disk üldse on? 2021 hakkas, kas ta hakkas kõik pandeemia ajal Nuutinen siis Soomes hakkas kettaid tootma ja point oli ju selles, et oma lastele, kuna siis oli hästi nii-öelda nõudlus ületas pakkumise ja siis kuna tal oli seal kodukandis just see plastiku tootmine oli teema, siis hakkas ka ise nii-öelda lastele
üritas nagu esialgu midagi toota ja sealt on ta nagu käima läinud. Et aga miskirust mul on meeles, et nagu 21 hakkas nagu see suurem tootmine pihta. Ja oli ju selle kohta, Silver tõi selle nii-öelda postituse, viskas täna hommikulgi sai see nii-öelda üles, et. Ja teine küsa, et kuidagi Nicolo Castro nimi on ka juba Clash Diskiga läbi käinud, et kui palju sa tead Nico oli ju, no see oli ju eelmise hooaja, tähendab selle hooaja eelne üks suur üllatusuudis, kus tuli välja, et Nico sainis mingisuguse kettatootjaga, kellel on 2 ketast ainult välja lastud. Et Nico oligi Clashi nii-öelda esimene suurem nimi ja siiamaani ma siin, kui ma õigesti mäletan, siis Clash ikkagi lõpuks toetas teda pärast seda nii-öelda rasket ja kahetsusväärset juhtumit, aga et siiamaani on mõned kettad on täitsa tema stampidega ja eks näis, mis sellest nii-öelda siis tulevikus saab, aga jah, Nico mängis ju täitsa, Clashi kettad olid tema mixed bagiski. No jah, see kuidagi üldse minust mööda läinud, ta siis mõnes mõttes eksisteeris 2 tiimis korraga. Et üks oli rohkem selline, ma saan aru, et aitame natuke beebil sündida, aga siis ta oli meil Westside'is ja Clashis kuidagi korraga siis mingit aega või? Ei, aga ta ei olnud ju Westside'is enam. Ta oli üldse, nüüd kui see asi Soomes juhtus. Minu arust oli ju mixed bag juba selleks. Selleks oli mixed bag, okei. Westside'is oli ta eelmine aeg. Ja siis lõppes see ära. Selge, no selleks minust mööda. Vaatasin siin tiimi kodulehte ka, et selles mõttes välismaalt hakkavad silmasid Soome, Rootsi, ma võin siin Rootsi või Norraga eksida muidugi, aga Swedish National siis ilmselt pigem on Rootsis on Soome, seal oli Leedukas, mulle tundus üks mind augas keegi. Oli. Ma ei ole ise sinna tiimi nii-öelda seda veel ka jõudnud. Ma vaatasin lihtsalt pulli pärast, et seal on Mattias Kalaoja. No ma olin kindel, et see vend on Keilo Joalt, et aga on ikka Soome nimi. et on ka niisugune, ma mõtlesin, et sain ühe nime enne saadet teada, et keegi oli juba kogemata sinna nagu üles. Selles mõttes, jah. Okei, mis me siis veel enne ära räägime, kui nüüd siin järgmine vend ära avalikustada. Clash Disc siis selles mõttes on otsustanud, et igal juhul minna suurelt ka turule samamoodi nagu kõik või? Jah, et nii nagu on nad võtnud sellise huvitava suuna oma ketta nii-öelda nimedega, et just selle maitse ja lõhna ja selle poole pealt inimestele mällu süübida, siis tegelikult on nende nii-öelda see inimeste nii turunduslikus mõttes ka lähenemine natuke teistmoodi, et nagu Silver tõi ka selles postituses täna välja, et just see promo video, kus keegi habemik seal mingit sousti keedab ja lõpuks saab sellest mint ketas, et selles suhtes jälle, ütleme nii, et tänasel päeval sellele üsna punnis ja tugevale kettaturule, kus sul on Trilogy, sul on Discmania, Innova, Discraft, Prodigy, TGA, sul on neid valikuid tegelikult palju. Et tulla nüüd siia täiesti uue nii-öelda tootjana ja kuidagi suuta nagu siin oma mingi koht leida, sa pead midagi teistmoodi tegema. Ja teine asi on ka see, millega mina olen üsna nõus, et sa pead tulema ja selle jala üsna tugevalt, selle jalaga ukse täitsa nagu paugu lahti lööma. Siis sind märgatakse ka. Ja seal on loomulikult on see võimalus, kas sa nii-öelda astud mõne asjaga ämbrisse või ei astu. Tähtis on tegelikult, nagu öeldakse, bad publicity is good publicity. Ehk vähem mingit reklaami on vaja teha. No täpselt, ja kuidagi on vaja nagu see saa. Ja selles suhtes mõnikord võib-olla tulebki mõni kehvem lükke ka teha, et jääb meelde. Aga ilmselgelt enda lauku ei ole mõtet kaevata. Selles suhtes jah, Clash, ma usun, et see, mida on juba tehtud ja see, mida meie üritame ka nüüd omalt poolt hakata nii-öelda tegema, et see anda nii-öelda see hoog nii brändi suuremale nii-öelda tuntuks saamisele kui ka siis nii-öelda müüginumbritele, et vaatame, kuidas välja tuleb. Esialgu, ütleme nii, et mul on juba üks video on valmis tehtud, täna õhtul vaatan veel üle, kas ta sai renderdatud korralikult ja kõik on okei ja siis laseme laivi. Okei. Kas räägime korra ketastest ka või? Et palju üldse Clashil valikut on? Et uue tulijana kindlasti tal ei ole nii palju puttereid, lähenemiskettad välja pakkuda nagu teistel, seal on tavaliselt kõige rohkem eri mudelid, eks.
12 erinevat moldi peaks olema minu teadmise kohaselt. Siin riiulis on 11 nii-öelda erinevat nime, pluss siis hiljuti tuli just ka prototüübina või täiesti uuena tuli peach ehk virsik. Nii et minu teada peaks olema 12. Kuidagi see 12 on meelde jäänud, aga jah, ühesõnaga ma ütlen praegu 12, võib-olla on ka 13, sest see 12 oli juba mingi aeg tagasi. Sinna kanti. Selles mõttes jah, meil siin vaataja ei näe, aga siin ilusti, kui sa Disclandi tuled uksest sisse, kohe põmm, paremad kätt, Clash, siis selline riiul. Siin on nad ilusti olemas. Siin on küll jah 12 erinevat. Nagu. Jah, et on 2 putterit, on keskmaad 1, 2, 3, fairway'd 1, 2, 3 ja ongi enam-vähem niimoodi. Jah, et nüüd on siis üks keskmaa on juures, mint on ka nii-öelda tegelikult approach'id alla pandud, et siis olekski nagu 3 put approach'i, 3 keskmaad, 3 fairway'd, 3 driverit. No nii on. No mina igal juhul proovisin ka siin Disclandis ükskord neid juba visata. Tõesti on käes mugavad, et ma saan aru, see on ka üks reklaamlaused, et ta nagu on viskajaga peab üks saama. No see nii-öelda viimistlus on nagu suurepärane, et kui siis võib-olla mõnel üksikul, mis ma olen nagu testi mõttes kätte võtnud, on natuke mingit nii-öelda võib-olla serva, aga tegelikult on nad kõik. Seal on isegi, ma mäletan, Kuki oli vist esimene, mis ma võtsin kätte ja ma mõtlesin, et oota, kuidas nagu nii mõnusad, ümarad, pehmed ääred, nagu oleks tead, siuke, seal ei ole mingit konarust, mitte mingit serva, sa ei saa siuke tunne, nagu ta olekski lihtsalt nagu valatud ja kõik, et seal ei ole seda jääki kuskil. Et selles suhtes, ja ütleme nii, et tänasel päeval, kui sa praegu tuled turule, siis ega sa väga enam ei saagi jätta selliseid, ütleme nii, et sa pead tulema ikka täiusliku nagu tootega nii-öelda välja. Et vastasel juhul lihtsalt ei trügise sinna müüginumbrite tippu ja nii-öelda selle turule ei tekita seda oma tahtjaskonda. Clash Disc tegi selle asja ka ära, mida mina alati mõtlesin, et peaks olema mingi putter, mille nimi on nagu butter. Aga näed, jõuti ette, et smooth like butter. Ma arvan, et see saab olema siuke hea väljend. Siia ma seda vist ei võtnud. Siin ei väljas ole, aga see on selline putteri nimi, mis selle ütleme suuna osas, mis siis Clash on valinud, see pidi olema ühe putteri nimi. Absoluutselt, just täpselt. Ei saa üle ega ja täitsa huvitav on nüüd lugedes nendes gruppides ka, kus siis nii-öelda Clashi fännid ja nii-öelda kasutajad omavahel kirjutavad, ütleme siis Facebookis nii-öelda. On ju erinevatel, on Trilogy ja on Clashi ja kelle iganes nii-öelda sellised fängrupid ja siis seal on juba spekuleeritud, et kui tuleks mingi ülikange see, et mis nimi võiks olla või see, et ma arvan, et seal hakkab neid ägedaid nimesid tulema. Tegelikult põld on ju üüratu lai, mida kasutada seal, et üüratu, jah. Ükskõik mida seal, ma ei tea, kartulid ja chillid ja pipar on küll olemas, aga eks näis, ma arvan, et see saab päris pull olema. Ma isegi täitsa tahaks teada, mismoodi see otsustamisfaas seal tehases käib, et kes seda otsustab või kas on mingi hääletus või mille järgi neid pannakse, millisele nii-öelda, et keskmaale, fairway'le, millele iganes. See saab huvitav olema. Siin on ka mitte siis ainult tahkem kraam, vaid ka sooda on juba üks ketas, eks ole, selles mõttes. Nii et siis see avardab neid võimalusi veelgi, et see on tõesti pull, et see loob sellist positiivset huumori prismat sellele asjale juurde. Jah, ainukene asi, mis on praegu, mis ma olen nagu sellest eelnevatest nii-öelda info nii-öelda postitustest või sealt lugenud, et esialgu hoitakse igal moldil värvidega pigem tagasi. Sellepärast, et püsiks nii-öelda sarnane iga ketas. Et erinevad värvid pidid natuke erinevalt tahkuma ja jahtuma, et siis esialgu väga kirjuks iga moldi puhul seda valikut ei tehta. Mis nüüdsest tähendab ilmselt seda, et mina kui vana tuntud sinivalge koti sisuga mängija hakkan mängima kõikide värvidega ja ütleme ausalt, et eks nüüd on siis nii-öelda aeg mugavustsoonist välja tulla ja hakata ka punaseid ja rohelisi kettaid loopima. Saab olema huvitav. Ei tasu. Harjumatu võib-olla esialgu. Otsid ketast, ma ei tea, kollas ketast pole ju kunagi, ma ei tea, 7 aastat tagasi, 6 aastat tagasi ilmselt oli viimane kollane ketas kotis.
aga ei, see värv on, ei ole enam nii oluline. No pärast seoses värvidega vist küsid ise ka veel küsimuse, kui see mulle meelde jääb, aga midagi on tulnud ka küsimusi sisse, vaata Toni sulle ka otseselt suunati ka siit, et mis su enda siis, oota sa ütlesid juba, lemmik täielik ketas on? Juba, oled piisavalt? Tead, küsib siis Kulderparvet. Lemmik, ma arvan, et saab lemmikuks nendest esimestest mint. No ta on midagi sellist, mida ma nagu igal ringil kindlasti paar korda kasutasin. Varasemalt Trilogy poolt oli Anvil, ta on midagi sinna kanti. Hästi kange keskmaa. Ja ütleme, Ginger ja Pepper on ka täpselt sellised, ütleme, teades, kes mind teab, siis kanged kettad. Need on nii-öelda minu pärusmaa. Aga ma kindlasti loodan, nüüd kuna on jällegi uued kettad on vaja tundma õppida, siis ma arvan, ma leian sealt midagi huvitavat veel, et Kuki tundub hästi huvitav. Numbrite järgi oskad ju vaadata, mis varasemalt kotis on olnud, et ilmselt võiks nagu sarnast tulla. Panin ka praegu vaatajatele live chati lingi Clash Diski lehele. Saate siis samal ajal, kui siin vatrame, saate siis vaadata ka neid numbreid ja kettaid ja nimesid. Mint on numbrite järgi 4303, sama mis mingi harp või sone, aga sa pigem ütled, et veel kangem nagu Anvili poole. No, elame näeme, ütleme, jah. Elame näeme, jah, täpselt. Ja siis on, Mango numbrite poolest igale poole pane üks juurde põhimõtteliselt, et 5404, see on nagu, ütleme, see võib-olla on isegi veel rohkem äkki Anvili numbritega või sarnane, aga ta kujult ei ole päris see. Mint on rohkem nagu see nii-öelda kujult, et jah, ütleme, tahab kindlasti veel rohkem saada tutvumist, et praegu on off-season ja ma ei ole tohutult hetkel kettaid loopinud, olen muule pühendanud. Aga ütleme, nüüd on see nii-öelda, tänasega saab siis see mööda, kus ei pea enam kettaid pagasnikust peidus hoidma ja saab. Mitte, et see oleks nagu tohutu riigisaladus, aga lihtsalt, et nüüd on siis nii-öelda see avalikustatud ja saab rahulikult hakata neid kasutama, nii et ei pea neid varjama ja leiab kindlasti nüüd selle aja ka töö kõrvalt, et hakata võib-olla natuke rohkem mängima, et väike paus tuli teha ketta loopimise sisse, et uue värskusega ja uute ketastega nii-öelda siis hakata toimetama. No, vaat nii on. Kusjuures sellest saladuse asjast ma siin võin vaatajale nüüd siis poetada, et mul oligi niimoodi, et ma nüüd panen natukene puid alla siin härra Naritsale, kellega mul on ammu tahtnud saadet tegelikult teha, sest härra tuli Eurotuuri, eks ole, meistriks MP40 divisionis. Tervitusi Marko, et kindlasti Marko oli juba nõus nagu täna rääkima, mina sain info, et tuleb Clash Diskist ka rääkida, siis ma sain aru, et täna tulevad nii suured uudised, et Marko kõrvale õppis. Nii et Sorry, Marko. Marko, teeme mingi hetk ikka ära ja tegelikult ju neid teisi vapraid oli veel, kes seal käisid kaasas kõik siin, Sören, Keiro, Maria, Birgit, korralik punt. Kõvasti käis, et ja seal juhtus ka palju, nii et ma arvan, et väga pikalt ei tasu selle saatega venitada. Ei, nii on, et aga siis oli jah niimoodi, et siis tuli välja, et ei, nüüd läheb tiimi väljaütlemiseks selline. Aga minu eest hoiti ka nagu saladust, et nagu samm-sammult avalikustati, et ma sain niimoodi iga päev nagu selleks nagu see šokolaadikalender. Ja täpselt, kalender. Ma sain niimoodi teha. Riho viskas veel telefonis ette ka mulle paar tundi, et ja siis sinu jaoks tuleb ka positiivne üllatus. Ma hakkasin mõtlema, et taevas hoia, et ega ometi mind see tiimi kutsuti. Et aga selge. Ma ei tea, mina oleks valmis nagu ka järgmise liikme avalikust. Ma arvan, et praegu oli väga hea siuke sissejuhatus sul tehtud, et toome ta sisse. Selle liigutus oleks võinud nõks hiljem teha, oleks veel efektsem. Pane see selga tagasi sealt Hall Cardinal ja pane talle tool valmis. Nii, vaatajad, olete valmis. Teeme siukse vaata jalgpalliklubid ja ma tea, kas sa oled Kossumis. Kossu, jah, mahu. Kas Kossu tiimid ka teevad neid reviile väga kihtilt TikTokis, Instagramis? Jumal, seal ju lepingu sõlmimisel tuleb see info juba varakult välja, nii et seal vist neid nii-öelda üllatusreviile väga ei tehta. Mäeta viimane, mis mul nagu meelde tuleb, on see, kui LeBron James otsustas otse telesaates, millise klubi ta valib, aga seal oli teada, kes, seal ei olnud teada, kuhu.
nüüd on see, et nüüd on teada kuhu, aga kes ei ole no kes teada. ja tule siis siia, kes, ole hea. Me peaks tegelikult püsti seisma sellise härra peale. No nii, tervist. Tere tulemast. Tervist. Tere, Raimo Kimmel. Ole hea, istu maha. Ja võta see, nüüd sa võid selle võta see pusa ära. Vaatame, mis pusa all on. No ma arvan, et vaata juba teab. Väga hästi. Ja opa. Voila. Müts pähe. Mütsi kõiget pidi pähe. Ja vaat see kapteni küsimus oli selles suhtes päris nagu, ma oleks tahtnud nagu öelda, et meil on ikkagi selles autoriteet on nagu tiimis küll olemas, keda mina kutsun ju papsiks, et selles suhtes. Niimoodi, vaat seda ma ei tea. No see me oleme tegelikult suhelnud juba alates 2017 aastast väga nagu tihedalt ja Eestikatel seal, kui korraldasime, jagasime tuba ja ma olen sealt alates hästi palju tegelikult nagu tuge ja infot saanud temalt, et nüüd kui see nii-öelda tuli, et me oleme kolmekesi Clashi tiimis, siis Raipsi esimene lause seal grupi chatis oli, et no nii poiss, nüüd oled sa mul veel rohkem käpal. Et mis nüüd juhtuma hakkab. Aga näed, siin ta on. No nii. Siin ma olen. Siin sa oled, Raimo, ja ma saan aru, et ma ei saa midagi aru, mida öelda praegu. Et isegi natuke endale šokk, et sa oled ju ikka vana dünaamiku mees ja Riho, eks ole, ka dünaamiku tiimis on ju. Ralf oli. No ma tahtsin mingit nalja teha, et kolmekesi tuleme kuskilt mitte siis präänikute, vaid siis triloogi maalt, eks ole. Ja nüüd on 3 poissi siis täitsa uue asja peal. Kuidas sinuni see lugu jõudis? Minuni jõudis ta umbes niimoodi, et täpselt ei mäleta enam millal, aga Silver ikka räägime aeg-ajalt asjadest ja tiimidest ja kes kuhu sobituks või keda kutsuda ja siis ta ütles, et kurat, mul on Clash tiim. Mul vaja sinna inimesi saada kuidagi moodi, et ütle paar nime. Siis ma veits aega mõtlesin, et kuulet, aga ma olen juba olnud dünaamikus mingi 4 aastat, et miks mitte. Ja haaras sellest kinni ja nii ta läks. See oli siis millal umbes? Mingi maksimum kuu tagasi. Mitte rohkem. Oli siis kuidagi, kui sa ise käisid välja, siis ta ei olnud nagu täielik üllatus, aga kuidas sa nagu selle enda jaoks, kui ruttu sa ära selle otsustasid, et okei, ma siis nüüd Dynamicus ei mängi mingist hetkest? No mul üldiselt on asjad ka varasemad ja ma tööga seoses enam nii on läinud, et kui tuua paralleel seal tööpostil olemisega, siis kuskil 7-aastane tsükkel on mul olnud, kus ma tunnen, et kolleeg ütleb hästi, et ta hakkab pihta selline säbelus. Tahaks nagu midagi natukene muuta, et mitte nagu kardinaalselt selg pöörata või täitsa uus tee võtta, vaid et oleks mingisugune väike värskus sees. Ilmselt sealt, et dünaamikut on saanud juba loopida küll, mingit väikest värskust jälle enda tuua, siis miks mitte. Sa ütled 4 aastat? Dünaamikus, jah. Okei, dünaamikus ja sellest trilosit ikkagi just ju... Natuke rohkem. Ikka rohkem, ma mõtlen ka, et mul ju ka tegelikult 2017 aastast, kui 2017 alguses ma Silveriga hakkasin abistama ja võistlusi korraldama ja nii ja naa, siis sealt alates ma olen ainult trilosit loopinud. Et nüüd sellel aastal oli üks mitte trilosi ketas kotis, ja nüüd hakkas nagu just selgemaks saama kettaid, aga siis võtad nagu uue selle, aga ütleme ausalt, et äkki võib-olla see annab järgmise hea sammu. Tõuke. Ja ma räägin, et tegelikult see aasta eelmine aasta ja see aasta 2 aastaga Raimoni juhiste järgi on päris palju nagu väikseid siukseid juppe paika loksunud. Nüüd me saame veel, meil on põhjust ja lüli veel rohkem koos toimetada. Võib-olla ma annan talle ka nüüd midagi seal tänu Clashile edasi, et äkki tõstab ka jällegi taset. Kindlasti täiendama peab siin. Ei muidugi. Nojah. Ma saan aru, teil on täitsa nagu oma kihvt siuke, mis siin on siis papa-poja suhe, et mida üldse siis Toni saaks sulle enda? No see peal mõtleme veel natuke aega. Distantsi. Seda anda on keeruline. Distantsiga, jah, ma arvan, et kindlasti noorte meestega on alati see häda, et või kas just häda, aga nagu kahepoolne suhe peab olema, et
kui sa ise midagi ei oska õppida noortelt, siis võib öelda, et sa oled juba liiga vana. Ma ikkagi loodan, et ma suudan midagi ka panna kõrva taha ja samas ka midagi anda neile, nii et. No, Toni ütles mulle ka omavahel, et Kimmel ei timmi ainult selles võtmes, mis võib-olla siit meie kanalilt on nähtav, et olen ise sinuga koos teinud videosid, vaid Toni on üks, vist ma pakun veel päris mitmetest, kellesse sa hea meelega oled panustanud, et annad sa samas Disclandis trenne, nüüd on Clash-tiimi poisid siin vaja ohjata, et teed hea meelega. Jagan hea meelega oma kogemusi ja tähelepanekuid, et kui ma saan olla kasulik, siis ainult puhas rõõm. Aga mehed, Kettet te veel tegelikult ei tunne või? Võiks nii öelda, Riho tunneb, ta viskas Järvajani 100 ära, eks? Mina Järvajani Open vist oli siis. Või see oli mingi muu? Ja nüüd ta käis veel Lähtel, peaaegu mintiga seal kolistas topsi või kettidesse sai. Riho on mänginud küll, siin tegi ju mingi ulmeringi -12 vist. Sina oled käinud, miks ma keerutasin, nüüd sa muidugi jälle tuled selle teemale tagasi, eks ma just pean tunnistama, et ma tegelikult ei ole veel ühtegi videot teinud, aga sellel on ka põhjus olnud, et ma olen hoidnud seda reaalselt sinnamaale, kus mul on õige moment ja kus ma saan reaalselt nagu täie hooga minna ja võtta need kettad kätte ja hakata neid nii-öelda õppima, et ma ei viitsi niimoodi tilu-lilutada vaikselt. Okei. Toni pole üldse visanud, Raimo? 2 ringi. 2 ringi? Ja, üks Indis ja üks Jõulmaa punasel, rohkem ei ole jõudnud. Kuidas tulemus tuli? See esimene Sindi järel oli küll, tuli nagu väga... Sa võid ka vastata lihtsalt jah, et... Ütleme, Sindi esimene ring, kus ma siis, ütleme nii, et ma mängisin 5 rada niimoodi, et ma proovisin nad kõik läbi. Ja siis hakkasin tegema tulemust esimesest rajast peale ja tulemust tuli -12. Nii et... Ja mina mängisin eelmine aasta karikal oma ketastega võistlusolukorras -13, nii et mixed bag'i pole vaja. Ja mu enda parim tulemus on seal ka -12, et kettad lendavad väga hästi. Vaata nii, Raimo nüüd ikkagi ka sinu käel üht-teist kuulnud, reaalselt on nagu 2 midarit valikus ja sina viskad midarit palju või siis fairway driverid, et sa said siis Mango ja Perriga väga hästi hakkama, jah? Ma sain Perriga väga hästi ma just tahakski öelda, et Mango numbrid on nagu väga ütleme olukordades küll, kus Raims ilmselt kasutatakse, aga nüüd ikka nagu ei ole päris tema ketas. Võrdlusesse tuua, Mango töötab natukene nagu Clemonades ehk et see esimene versioon Clemonade'ist. See kõige hinnalisem, jah? Just. Okei, vaata, kes ei viitsinud veel Clash Diski lõhte lahti teha, see tähendab siis Perri on 5-5, -1-1 ja Mango 5-4-0-4. Ma pidin vahele viskama märkus, et see oleks päris kihvt, kui ühel päeval ei öelda enam, et ei kangeks, et jube Mangoks läks. Mis sa nii Mangolt viskad, et... Okay. Saab teha pulli küll enda saab. Parem kui vastavat sisu, siis tuleks ka, kus seda nalja saab. No küll me teeme, me teeme. Meile hakkab tulema, loodetavasti palju. Mõned nädalad tagasi üks härra tuli kaustikuga. Kimmel vanakooli mehena näed, on noortelt trikki õppinud. Sul on telefon märkmeid täis, et kas seal on midagi, mis sa tahad nüüd edasi siin rääkida? Jaa, siin on meil on ütleme niimoodi, et lõputu nimekiri juba, mida me siis plaanime aegalt ette võtta. See on Clash Diski 21 käsku, ma saan aru või midagi? No meil on ju üks mees, kes almost. kiirelt asjad kirja paneb ja ette toodab, et... Ehk et on juba üleval, jah? Sa tead täpsemalt, ei tea veel? Ei... Milline? Punkt 3 või? Ei ole, aga nüüd, tähendab, see käib, selle võib juba välja öelda. Ma arvan, et kõige õige moest. Räägi ära siis. Mina räägin. Ühesõnaga, selle nii-öelda tiimi avalikustamisega koos oleks siis paslik ka kohe teha nii-öelda väikene pakkumine kõigile huvilistele, ehk siis -25% soodustus järgmised 24 tundi ja natukene peale Discgolf.ee veebipoes. Kampaania kood või nii-öelda sooduskood on Kimmel timmib kokku kirjutatud ja see on siis nagu öeldud -25% kõikide Clashi ketastelt. Nii et
me üritame siin piisavalt palju nüüd neid kettaid küll tutvustada oma teadmiste järgi, aga ju selle järgi juba, kellel on huvi olnud, kes on kellegi kuulnud või on juba ise testinud, siis nüüd oleks nagu ideaalne aeg minna ja oma tellimused teele panna. Et ma tean, et näiteks sõber Taavi Aavasalu sai jälle ühe paki discgolfi eest kätte ja seal oli Classi päris palju. Aha. Nii et jah, minge ja soetage selline sooduskood legendaarne Kimmel timmib töötab nüüd. Ja ainult Clashil siis, et ärge imestage, miks osadel teistel soodustusi alla ei tõmba. Aga jah. Ja sa võid, ma arvan, selle 5. punkti kohe siis ka. Ja tõmbame selle ka siis nagu maha juba on tehtud või siis kohe teoksil. Et meid hetkel 3. Aga unistuste meeskond oleks 5. Mis tähendab siis seda, et meil on 2 vaba kohta, kuhu võimalik kindlaks, miks mitte ka sinul, proovida, katsetada, kas soov ei saa, katsed ei tule. Selleks, et siis meiega liituda, tuleb sul siis teha selline 1-2 minutiline videoklipp ja saata enda tutvustust meile ja seal siis ka nii-öelda ära mainida, et miks just sina peaksid olema meie järgmine liige. Saata see siis raimo.kimmel@gmail.com peale. Ütleme korra uuesti, raimo.kimmel @gmail.com. Gmail, jah? Gmail. Et kindlasti, paljudeni võib-olla see live ei jõua, et me võimalikult ruttu üritame ka tegelikult panna selle info igale poole välja videokujule, et siis nii-öelda jõuaks ka enamate inimesteni, et selles suhtes jah, potentsiaalselt 2 kohta on olemas. Ja ootame selle kuu lõpuni, ma arvan. Ma arvan küll, jaa, selle kuu lõpuni kindlasti jah, et mul on siin kuu jooksub ka. Et jah, lihtsalt nii palju praegu anname juba nii-öelda siin olijatele infoks, et 1-2 minutit, kiire, tabav, miks sina kindlasti ole andekas oma videoga, kuidagi pead ju eristuma ja võib-olla oled sina siis varsti ka Clashi tiimis. Ja see tiim kui selline ei tähenda ju ainult seda, et sa oled kuskil nimekirjas mängid nende ketastega, et tegelikult selle nii-öelda tiimi kuulumisega minu jaoks alati, kes ma olen ju eluaeg Kossu ka mänginud varasemalt, siis tegelikult tiimi kuulumine, seal on tiimi ühtehoid, koos tegemine, just see mentaalne ja nõuline tugi, et kõik need hüved tulevad ka kaasa, mis tähendab seda, et tasub pingutada, tasub teha üks tore video ja tasub ja ütleme niimoodi, kui isegi praegu ei õnnestu, siis eks me vaatame kõik üle ja me jätame meelde ja jälgime ka edaspidi neid inimesi, kes huvi tunnevad. No võib-olla ma küsin siis sellise küsimuse, et kas nüüd see video peabki vastama lihtsalt küsimusele, miks just mina, või on tegelikult ka mingid kriteeriumid veel, mis on nagu eeldatud, et nendest ei saa mööda minna. See on nagu Maarja-Liis Ilus ütleb, eks ole, Eesti otsib superstaari auditionile tulijatele, et 5 peab pidama. Et kas on mõningid elementaarsed asjad ka või? Et piisab discgolfi armastusest ja kui oskad seda seal videos ära seletada või? Ütleme siis nii, et tiim on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Ükskõik kus kohas seda võib öelda, jalgpallimeeskond täpselt samamoodi, kõige on nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Ehk et me ei tahaks oma tugevust kuidagi vähendama hakata, aga samas me ei eelda ka mingisugused suuri oskuseid ja võimekust. Et kui sa tunned, et sa oled lahe vend, me teame kõige Antonit, kes võib rääkida 5 tundi järjest ilma, et ta pausi peaks. Samas mina olen natukene väiksema rääkimisega, ma nii kaua ei räägi. Kui sa siia vahepeale kuskile oma, mitte just rääkimise, aga ka oma olemise ja asjadega ära mahutad ennast, siis anna tuld. Ja ega tegelikult see 1-2 minutit video näitab juba ise ära, et kellega tegemist on. Ta on su nagu... Kui loov sa oled, kui palju sa suudad vaadata raamidest välja,
Clash disk ise, kui vaatab piisavalt raamidest välja, on ju, pannes oma ketastele nimed sellised, et nojah, ei tea. Ja tähtis ei ole siis ainult see, ma saan aru, nagu mänguoskus, mis mingil maal peab olema, aga ka see, et sa oskad Clashi hästi esindada, eks ole. No just täpselt, et üks mees ütles ju hästi, et me ei otsi siin ju või Clashi tiim ei saa olema järgmised Albert Tammed siin, et me oleme kõik ikkagi mingi masti mängumehed ja toimetame asja, aga samas me nagu anname ka parima, et jätta nii sotsiaalmeedias kui ka teistele üldsusele head muljet ja nii-öelda promoda. Ma pidin küsima nüüd veel vaadates neid ketaste värve, näiteks Sooda on väga ilus ketas naisterahvastele, mis see roosa seal all vasakul on, teate seal? Vasakul see on kas see näkib perri, jah? Õudselt nagu ma arvan, et kohe väga paljudele naisterahvastele ka meeldivad need kettad, vaata peale vaadates ikka see värv, ilus värv tuleb sageli enne ja siis vaatad, eks ole veel üle, kas see on täpselt see, mida vaja visata. Et aga kas on siis vaatate ka mitut liiget otsite, ühte, kahte? Kuni kaks. Kuni kaks. Ma arvan, et diskrimineerimist ei ole meil. Ei ole? Ei üldse mitte, miks peaks? No selge. Loomulikult mitte. Et siin sa korra ütlesid, et oled hea vend, aga võid ka hea õde. Minu iga, muu keele pärast. Samamoodi ütlevad ka seal välismaal öeldes inglise keeles bro ka tüdrukute kohta, nii et see on siuke slängiline ja kõnekeel, nii et. Nii, ma lihtsalt tahtsin selle üle käia, et selge. Et meie jah, kõik naismängijad, olge ka julged. Ei, kindlasti. Seda tegema. Et kui tiim 64 hooks sulgus mõne jaoks, siis ei ole hullu, et veel on variante. Veel on variante. Kuule, sul oli siin üks pilt tegelikult lahti ja sa tahad ühe asja veel ära lahendada, mis nüüd siis saab? Jaa, tegime Paneketas Tapsis ühe pildimängu, kui veel mäletate. Jaa. Oli. Midagi punast oli. Oranži oli vahtra. Muideks õige vastus on juba üles sinna laetud, et mis tegelikult tegemist oli ja suur rõõm on siin öelda. Tegelikkuses ütleme siis nii, et kogu pakkumiste seast oli 1,5 õiget, ma ütlen niimoodi. No nii. Sest, et üks noor härra pani 3 vastust peaaegu et järjest, aga see, mis siis nüüd lõpuks õige oli tema viimane, aga seda ma lihtsalt ei arvestanud, sest mina ütlen, kuidas on reeglid. Vallo, järgmine tead. Tasub ikka läbi lugeda, see on nagu juhendi läbi lugemine. Kui on kirjutatud, et üks nii-öelda pakkumine per inimene, siis on üks pakkumine. Aga palju õnne siis Gerald Kivirand, sina siis suutsid ära arvata, ma ei tea, mis nipiga, aga suutsid õige ketta ja see oli siis Hani. Seal lehtede vahel. Ma vist tuletan kõige paremini. Ja siin on see. Nagu ma lubasin, siis 3 müsteri ketas, et saad selle siis siit Disclandist kätte. Kas või homme juba. Ütle veel nimi, Gerald Kivirand. Võta ühendust või tule lihtsalt Disclandi kohale, eks ole? Ja, paneme siia valmis ja tõest ära, et sa oled Gerald ja kuidas sa seda teed, on see enda otsustada. Just. Väga hea. On teil veel nimekirjas asju? Ei, nimekirjas on palju asju. Aga me hakkame nüüd siis vaikselt pihtama asjadega, et nüüd esimene käik on see, et me oleme nüüd siis avalikud. Ja edasi hakkab tulema siis nende järjepidevalt asju. Kaua te üldse piinlesite selle saladusega siis? Ikka oli. Ikka mõned nädalad kindla, jah. Natuke ikka. Mina vist 3-4 nädalat. Ikka mingi kuu peaaegu juba, jah. Mina natuke vähem kui nemad, aga... Kindel või? Natuke ikka, ma arvan. Ma miski pärast tahaks öelda, et see oli sinuga sama. Ma sattusin teie sinna chati natukene hiljem, te olete juba olemas seal. Ei, see chat minu aast loodi samal hetkel. No põhimõtteliselt ikkagi, jah. Peaaegu sama aeg. Peaaegu sama, jah. Aga näed, ma olen juba jõudnud ettetonist, ma olen 2 ringi suutnud mängida. Meil ei ole. Kus kohas minust läks see mööda? Silver Leetmaa oli kirjutanud Clash diski kohta rohkem. Topsis kuskil? Täna hommikul ta postitas, aga äkki Discgolfi ees see pani selle. Ja jagas võib-olla laiali, aga vaata Discgolfi ees oli see. Jaa, väga hea, ma siis ka... On blogipostitus, võt. Just
postitus, ma võtan selle siia taustal ette, mina ei ole jõudnud seda lugedagi, kindlasti Silverit teades ta väga põhjalikult ja hästi selle see on jah refereeritud sealt vist mingist uudisest ja nii-öelda võt. On olemas, Disc Golf ees, minge kohe leiate Clash Discs. No, seal on see nii-öelda video ka, mida paljud on võib-olla Disc Golf Networki sealt laivi otseülekande ajal ka näinud, et tegelikult Clash on ka sinna juba oma reklaami ilusti sisse saanud ja päris hea video. Väga hea video. Mulle meeldib ju lahe. Täitsa omamoodi. Ei olegi see, et lihtsalt vaata, kui sa hakkad mõtlema need reklaamide peale, hästi paljud on sellised, kus keegi see nii-öelda reklaam nagu või nii-öelda tiimiliige viskab rajal seda ketast ja siis on mingi lähikaader ketast, et siin on juba võetud mingi teine suund, kus ei ole nagu rajal olemise või ketta viskamisega mingit pistmist, ongi lihtsalt mingi hatti-vatti, nagu soomlased seal muumilugudes üks tegelane oli, et keerutab seal mingit sousti kokku ja sellest saab üks ilus laimiroheline mint ketas. No ma proovin selle panna siin vaatajatele ka, siis saate seda videot kohe vaadata, et tuleb siit chatti see. Väga kihvt. Nii, ja soomlased teada-tuntud osavad reklaamitegijad, eks ole? Jaa, et seal on ka tegelikult Soomepoolne nii-öelda tiimitegelane on just nagu Silver ütles ka ise, et tema nii-öelda Soome versioon põhimõtteliselt, et siuke hea turundaja ja ma usun, et see kogu see kombin, mis meil siin praegu koos on, et siit saame O sisse ja siit võib nagu täitsa midagi ägedat tulla. Väga hea. Küsime natuke vaataja küsimusi. Siin on neid kogunenud, küll. Ja klassika tuleb ära meie Eesti meistrilt ja kõik muud tiitlid. Rasmus Metsamaalt, et kas kettad maitsevad ja nimele vastavalt. Olete hamba külge pannud juba või? Vastuseks Rasmus sulle, et jaa. Isegi nii. Väga mõnusad on kohe niimoodi esimest korda kätte võttes, nagu juba Toni ennem ka ütles, et nagu üks nurgad maha lihvitud juba, et kohe tutikana väga mõnusad ja mugavad käes. Askur küsib, et milline ketas on näiteks tekitanud sellise lihtsalt ahaa tunde? Mis see oli sul see, oligi Hani või? Hanis Money. Hanis Money, hakkavad uued. Jaa. Võtsin kätte Sindi 14, teate, avatud plats on ja kask on Mando seal. Siiamaani suutsin oma mingi kettaga sinna, me jäi mingi 10-15 ikka puudu ka, sest siis Hani tõmbasin põhimõtteliselt Insta samal joonele, kohe juurde lendab nagu loom. Vaatame Hani numbrid ka üle. Ja mulle hullult meeldib sooda ka. Sooda on väga Saint Pro-laadne toode. Samamoodi sott sirgelt pole probleemi. Nüüd on see ketas olemas, et anna mulle, mis lendab sott ja sirgelt või? Jah. Okei. Mina ütlesin, et numbrite järgi võiks isegi kui õigesti visata, võiks Perri olla ka 5-5-1-1. Et see võib olla natuke tugevama käega viskajatel just see sott sirge keskmaa. Aga eks näis. Sul? Ei ole veel olnud. Aga seda mangot sa teadsid ju natuke. Ei teadnud või? Ei, numbrite järgi. Ütleme niimoodi, et kui praegu nagu tegelikult kui võtta keskmaad, fairway'd ja driverid, siis olemasolevatest mudelitest on tegelikult olemas täpselt siuke 2 spektrumit, et on Raimo Kimmeli kettad ja on Antoni Endeni kettad. Et ühed on siuksed pigem lahemate numbritega ja teised on pigem tugevalt kangepoolsete numbritega, et Pepper on ju 0-4 lõpuga, vist 10-5-0-4 või midagi sinna. Mint, Mango ja siis nüüd uus, mis tuli Peach, see on just vastupidi -2-1 lõpuga, nii et minu kogemus nendega on selline, et pigem nagu numbrid natukene võivad olla nihkes, aga minimaalselt. No see on algusasi nagu ikka. See on kujunemise lugu, niikuinii. Küsimusi on kõvasti. Kui saaksid järgmisele kettele ise siis nime anda, siis mis see oleks? No nii, öelge välja. Kõige markantsemad. Kaval pea minu kohe ette. Helerin küsib.
hea küsimus, selle oleks, ma ennem tõin välja, et seal tegelikult on neid postitusi olnud, aga lihtsalt, et mis see reaalselt olla võiks. Ma hakkan praegu mõtlema oma nii-öelda toidulauale või mis... Toidulauast rääkides te pole küll jah, selles mõttes nad on seal niimoodi, kui ma paneks kukeseen. Chantarell, tegelikult päris hea ju. Nüüd mul tuli muidugi, ma just käisin nädalavahetusel Soomes ja esimene asi, kui laevalt maha tulime, poisid ütlesid, vaatame turult läbi, kas kukeseeni müüa ka letis on. Kohe automaatselt tuli see ka praegu meelde. See oli see härra, kes tegi see? No see, vana hea, Genka lawyer. Ma olen lawyer. Oota, aga kuidas kukeseen lendama peaks, seda juba jõudsid meelde või? Mõeldes ta sellele nii-öelda välimusele siis hästi loperdab. Tatt, oota. Ei, ta ei ole nii tatt. Tatikud oleks eraldi, see oleks eraldi. Lihtsalt on see katus on siuke, oota, aga mis ma võiks... No pane ka üks. No ütleme nii, et kui siin on... No pirukas peab olema üks. Pirukas võiks küll olla. Pirukas peaks olema. Mulle väga meeldivad pirnid, nii et pirn võiks ka olla. Ma ei tea, mis asi ta olema peaks. Aga tegelikult just, et ma loodan, et nad väga palju ei kasuta selliseid, praegu ei tundugi, et hakkaks olema nii-öelda selliseid tavapäraseid, et just võiks olla eksootilisi ja selliseid eriskummalisi, et ma ei tea. Eri kultuuridest. Pataat ja ma ei tea, sealt India mingid spice'id ja ühesõnaga. Ma arvan, et nagu ma ütlesin enne, põld on lai, kust valida, et... Õunakook. Ja miks mitte, Ma arvan, kui pai tuleb, siis tulevad need American Pie naljad juba. Siin on jälle naljad jaoks on väga normaalsed. Amerika turga... Ja ei seda kindlasti. Ja oleme ausad, et kui minu see video ka välja tuleb, siis tegelikult ma seal kasutasin ka juba ära neid nimesid. Nii et siin nii-öelda turunduslikus mõttes on nad võtnud väga hea suuna, sest ülilihtne on kasutada kõiki neid asju turundamisel. Ka pildid on ju tegelikult, mis mingid turunduspildid oli, kus ketas seisab popcorni sees. Nii on. Väike idee nendele, kes siis teie video auditionist osa võtavad. Absoluutselt, vihjeid tuleb. Nii. Küsimusi, jaa. Kuldaril oli veel, et mille järgi üldse siis mängijad valisite? Ma saan aru, Silver algatas ikkagi need vestlused. Et äkki peaks talt küsima. No nagu Riho tegelikult vist mainis, et ta ise käis välja, et võiks nagu mängida Clashiga ja siis Silver esitas sulle küsimus, et tal on inimesi vaja, et kui Clash nagu sisse tuua, et siis kuidagi tuleks ju seda nii-öelda promoda ka, et kui sul on üks tiim ja teine tiim, et siis kuidas sa muidu seda nii-öelda nagu rahvani viid, kui sul peavad olema mingid ambassadorid ka. Et selles suhtes ma arvan, võib-olla me oleme rohkem, isegi olemegi need nii-öelda Clashi saadikud, kui mingisugused profimängijad. Me ei ole kindlasti profimängijad keegi, 3. Et me pigem olemegi saadikud ja mulle meeldib olla selline, viia inimesteni, et kui ma alguses 2017 ka Trilogiga hakkasin mängima, siis tegelikult mul oli ju kogu aeg kast kaasas ja ma nii-öelda tutvustasin ja üritasin sõpradele ka nii-öelda seda nakkust levitada edasi, et... Jaa, nii et esialgu valiti saadikud ja saadikud valivad edasi. Just. Häid esindajaid. No värskelt siis ka tiim Baltic 64 rüppe saanud Keiro Jõgisalu küsib, et kas siis enden saab ikkagi sinist värvi koti ka kokku, natuke oli jutuks, et ei saa, hetkel ei saa. Pigem ei saa, sealt Mango läheb kindlasti sisse, ma näen, seda on sinist. Siis on Popcorn, Niko versioon on seal sinine, Honey on sinine, aga see Honey, ütleme nii, et kui sa ütled, et numbrid on natukene võibolla nihkes, jällegi ma olen viimase 2 aastaga palju üritanud lahjemaid kettaid kotti sisse tuua ja õppida neid kasutama ja see on ka tegelikult jällegi mängulistelt tulnud tohutult kasuks. Et tegelikult see aasta näiteks, õnneks aasta alguses Raims andis mulle ühe väga lihtsa nipi, kuidas ma sain Trusti 90% visetel lendama nii, nagu ma tahtsin ja oligi see, et ma viskasin ma sain kätte väikse haiserist välja ja mitte ei lähe otse viske suunas, ei tee oma samme, vaid väikse nurga all, sealt tekib see nii-öelda, et ta flippab õigesse suunda ja pärast seda hakkasin lahjasid kettaid täpselt selle nipi järgi viskama lahjemaid ja sain ka need nii-öelda rohkem selgeks, et ütleme nii, et siit ka saab samamoodi, ma kindlasti ei viska neid kõiki lahjade numbrite ja kettaid kohe eemale ja ma neid ei hakka testimagi, et pigem just alustame nendest võib-olla.
Siit kohe tuleb otsa väga hea küsimus, kuna sa mainisid, et need lahjad kanged, et Lisett küsib, et milliste omadustega ketast ootate veel line-up. Ehk siis võib-olla ma veel sõnastan seda ümber, et kus on selgelt veel nagu puudu või nagu mis ketas vajab siia klassi? Sa ei tea see vastata, on ju? No nii palju, kui ma olen jälginud, ma enam-vähem on aindus, aga sa tead kindlasti parem, mida sa oled kasutanud juba. Ja mulle tundub, et seal selline hani ja pepperi vahel on veel tühimikku kindlasti. See on nii-öelda kõrgemalt saa driverid, seal küll see, mis asi seal on? Salt on, aga seal oleks vaja midagi veel juurde. Midagi, mis oleks, see pepper on nagu ülikange, millega minusugune vend ei üldse mitte midagi. Ja saldist jääb natukene ka veel selline kahtlane mulje ja hani on pigem sirge, tuulega ilmselt vähe keerulisem, aga jah, midagi sinna vahel oleks tarvis. Fairwaydest minu jaoks, mulle nagu tundub, et on kõik olemas. Sest tegelikult vaadates Fairwayd jällegi numbriteks, aga tegelikult tundub, et seal on Ginger, seal on see Cookie ja siis on kaks nagu veel lahjemat varianti, et tegelikult üks sooda just. Sooda, jah. Et tegelikult, kui me võtame nii, et meil on 12 moldi alles, siis ruumi on ju palju, aga ütleme ausalt, et mulle meeldib see, et ei ole nii palju nüüd valida, pigem on see, et leian praegu nendest 12-st need, mis toimivad, hakkad sisse mängima, võtad järgmise värske, on ju, et niimoodi saadki omal selle kotti kokku, kõik nagu see mingid aastad tagasi mulle nagu lõpuks ka sai selgeks esimesed paar aastat nagu otsisid igaks viskeks erineva ketta, siis nüüd on see, et võta ühte sama ketast mängi järjest sisse, nii nagu Paulil oli, Macbethil oli kunagi, et tal oli mingi 5-6 destroyerit oli kotis, kõik erineva sisse mängitud taastmega. Ja nüüd, kui samm-sammult tuleb kogu aeg uusi prototüüpe peale, mida me saame kohe kulleriga koju ja testima hakata, siis tegelikult meil on, see ongi täpselt see, et sa saad ühe järgmise juurde testid, sobi või sobi, paned kõrvale või paned kotti, tuleb järgmine, et jupihaaval. Ei ole see, et sul on terve sein on ja siis sa pead sealt niimoodi lõputu valik. Et niimoodi jupihaaval on, mulle tundub, et praegu on lihtsam võib-olla hakata tutvuma. Jaa, nõus ise ka siin ka rohkem nagu triloogia peale kohe mõelnud, aga ma tegin ka pulli pärast endale väljakutset, ma proovin ainult lätitud 64 kettat kotti saada. Kahjuks Harbile ei leidnud asendajat ja siis midagi oli veel nüüd. Läks lendu. Aga okei, jah, et siuke, et midagi kanget on siin vaja driveritesse, aga mitte liiga kanget ja see Ginger on vist üldse või pepper on isegi siuke fairway lõpukiirusega, eks ole. Ta on, ma tahaks öelda, et ta on midagi Fortressi kanti, aga natuke kangemat lõpuga vist. Et täieliku lihamõõka veel ei ole nagu välja antud äkki või? Okei, vaatame siit veel küsimusi. Ma isegi küsiks ise siit kohe ära, ma oskaks pärast võib-olla valida või me valime hiljem, mis iganes. Siin on väga palju küsimusi tulnud, mulle täitsa meeldib, aga sulle kohe küsimus, kui peaksid mängima ringi 3 kettaga, siis kuidas see kombo maitseks? Väga lihtsalt, see kombo maitseks Cookie, sooda ja mango. Mango? Putterit võtagi? Ei. Okei. No näed, siis on küpsis, puuvili või frukt ja jook ka peale. Väga hea. Sest sooda on ju, ma eeldan, et siin on ikkagi mõeldud seda inglesekeelset soodat, et jooki. Mitte seda söögisoodat. Aga see oli päris huvitav, et See on hästi küsitud, see on tõesti hea küsimus. Sellepärast, et soodaga drive'id Cookie'ga lähen korvi alla, mangoga paned sisse. Tegelikult saab, jah. Kuttega ajagi. Mida me muidugi ei ole veel kordagi maininud, mis minu selles, ütleme välja unboxingu videos käib läbi, aga me oleme rääkinud, et on 12 moldi, aga praegu seisuga on siis 2 erinevat plastikut. Kas kõikidel mudelitel on 2 erinevalt ja praegu tundub, et on hetkeseisuga muu meelest, ma ei tea ka. Putteritel on nii-öelda siis Hardy ja Steady ja siis ülemistel oli mis see Steady ja kas oli driveritel teine plastik ka veel või?
või ongi kõik, ongi steadid või? Enamik ongi kõik. Driverid on ikka steadid, jah. Aga jah, nii-öelda on siis, no steady on selline, ütleme, gold põhimõtteliselt. Gold ja osad on läbipaistvad nagu optod ka, latitude'i keeli siis. Ja putteritel on siis hardid, mis tegelikult ongi nagu suht hard plastik, et esialgu on selline valik antud. Kas mingi hetk võiks tulla ka signatuur ketas? Loodame, on ju. Äge oleks tegelikult. Aga eks sõltub asjaoludest, on ju. Mitte nii veel tegelikult meist ka muidugi, loomulikult meist ka. Ja. Ehk tuleb. Selles suhtes õigel ajal, ütleme, võib-olla saime nii-öelda sellisesse positsiooni, et me saame aidata brändil kasvada ja me saame ka olla tegelikult algusest peale juures, et kindlasti kui me suudame ennast heast küljest näidata saadikutena, siis ehk ühel hetkel ja ütleme tulemuste poolest ka võib-olla, siis ma arvan, et siit võib kõik need tingimused ja hüved ja asjad võivad kasvada ja võime sillutada teed edasi nii, et järgmine aasta ei ole mitte 5 inimest maksimum siin tiimis, vaid võib-olla juba kasvame tugevalt, et kindlasti tahaks ju, et mis siis, et nii värskes seisus, aga et Clash kasvaks, Clashi tiim kasvaks, et rohkem hakkaks mängima, et meil oleks suurem punt ja nagu juba praegugi on järgmise aasta kalendrit oleme selles suhtes koostanud, et pannud kirja, mis üldse toimub, et ühel hetkel hakata siis nii-öelda vaatama, et kes kuhu saab ja tahab minna ja see oligi see, mis ma tiimi ühtekuuluvuse all nii-öelda siis mis sinna siis nii-öelda kuulubki ongi see, et saad koos minna, saad koos nii-öelda majandada vargunnida. Väga hea, seoses sellega võib-olla ongi küsimus, et seda võiks arvata nüüd, kuna möödunud hooaeg andis väga hea näite ette, eks ole, et Eesti mängijad üldse mitte profimängijad enamik, et ilusti käisid välismaal, võistlesid Eurotuuril, et sinna võiks igal juhul, ma kujutan ette, jõuda Clashi inimesed ka, kuidas kellelgi võimalus on. Aga mina võib-olla küsin niimoodi, et kas mõni Clashi inimene võiks ka jõuda üle lombi järgmisel aastal, et Raimo, sina käisid see suvi veel oma eelmise tiimi liikmena? Minu isiklikult plaanis järgmine aasta üle lombi sõitu ei ole. Sellepärast, et EM tuleb, läheb fookus natuke teise kohta. Tõsi. Aga noored poisid, miks mitte? Ma olen pikka aega seda mõtet ju audanud. Ühel aastal ma isegi tahtsin amatööride MM-ile minna, mis oli idarannikul, kus mul emagi elab, et üsna lähedal, aga siis lihtsalt kuidagi üksinda minek ja kogu see asi, et jäi soiku ja teistel aastatel, mis ma olen tahtnud sinna vanale GBO-le, nüüd siis DDO-le minna Dynamics Openile, siis mitu aastat selle plaani nurjas see, et ma olin ju Alpides ja mul alles hooaeg käis seal, et ma ütleme nii, et järgmine aasta ma kindlasti tahan küll mängida välismaal, aga esialgu ma mõtlen natukene tagasihoidlikumalt Soome, Läti, sest ma ei ole näiteks Lätis, Leedus mitte kunagi mängima, ma olen ainult Soomes käinud mängimas diskima ja USAs ma ju loopisin ka ainult ühte ketast, nii et ma tegelikult olen välismaa, mul on 2019 tüüni ja that's it, ülejäänud on kõik kodumaa. Nüüd on küll üks püksirihmas Vitser hakkab paukuma, nagu veel mu sõbral meeldib öelda. Et jah, järgmine aasta kindlasti rohkem piiri taha ja eks kodumaal ikka mängida, aga lihtsalt nüüd oleks nagu äkki aeg minna ka sinna poole ennast proovile panema. Pole hullu, Toni, mul on Soome kindlasti plaanis ja ma usun, et Läti-Leedu vähemalt suurem määr kindlasti, et küll ma su kaasa pean. Absoluutselt. No ma ei tea, kas me oleme nüüd enam ja mõned asjad üle käinud. On midagi... Vaatan, kas sina, Toni, särasid sellest põnevusest siin niimoodi juba päevad ette seda oli näha. Täna tulid juba siia Disklandi rahutult tammuma 1,5 tundi enne laivi. No, mul ei olnud mõtet koju minna, ma tulin otse Tartust. Aur pole otse saanud veel. Ei, ilmselgelt, no ma just vaatasin siin, Maarja on küsinud ka, kas Clashi tiimiga liitumine oli kerge otsus või pani miski esialgu kõhklema, siis ühtepidi ma just hakkasin võib-olla mõnes mõttes oma nii-öelda koti sisuga väga sina peale saama ja leidma sinna veel siukseid asju, mis vahelt puudu oli, et selles suhtes
on nagu suur samm nüüd täitsa uutele nii-öelda ketastele, aga kõhkled ma ei pannud kordagi. Sest see nii-öelda pakkumine ja see kogu see idee ja olla nii-öelda esindaja, võtame nii, et see kogu see uus värske nii-öelda hingamine, mis siit tuleb, et teha sotsiaalmeediat, teha videoid, teha promo, tulemas on Classi nii-öelda nime all võistlusi ja üldse tutvustada seda kõike, teha mis iganes koolitusi või testipäevasid, mis iganes, et ütleme nii, et palju on. Selle siin juba ju jooksis läbi ka, et Discland Stars 22. oktoober Classi toetusega, et täiesti suure tõenäosusega oleme me ka siin ja kas just võistlemas, aga vähemalt korraldamas testipäeva kindlasti. Et see on alles esimene, see on nii-öelda, siit hakkab igasuguseid Classi teemalisi asju tulema, et päris nii-öelda lämmatama ei hakka, aga samas nagu me ütlesime, et kuidagi tuleb siia pilti saada ja pauguga see uks lahti lüüa, nii et. Ja vaatasingi üle, kohe pärast saadet 21.30 läheb regamine lahti, Discland Stars, #1 ja Class Disc, see on ilusti siin taga, nii et pange valmis MA1, FA1, MA3. Kuupäev oli 22. oktoober. 22. oktoober toimub võistlus, täna kohe pärast saadet 21.30. Spordiuudiste ajal. Lööge meetriks lahti. Vaatasid veel märkmeid? See asjad tuligi praegu välja. Just. Et rohkem praegu midagi. See oli oluline. Kuidas nüüd see, kas me valime praegu nüüd siin eetris ära need 3 võitjat või? Ma viskan korra küsimustele pilgu peale. Kui sul midagi meelde jäi, siis anna teada. Riho võib kirjutada, kui ta seal telefonis on või kuskilt vaatab, et me võime ju täitsa siin kohe. Minu meelest see oli kihvt küsimus, et midagi selle nimede kohta oli siin väga tabavalt. Kui saaksid järgmisele kettele ise nime anda. Mina premeeriks seda küll. Helerin, ma võiks panna küll selle ühe sinna. Helerin R. Just. Anna teada. Endast anna näiteks mulle märku või ma ei tea, teile. Pigem sulle, ma arvan, et jätame need sulle ja jätame need 5, et nendest saab valida. Meil on tegelikult siin valikut veel, et kui keegi leiab oma selle, mida ta sooviks, siis me saame siia. Helerin, anna endast märku, kirjuta. Narits on kirjutanud, et Andi teeb mulle kõik valged kettad siniseks. Ongi kas siniseid või valgeid kettad on vaja hakata küsima. Milline saab olema nii, Mul on see peolaua küsimus ka meeldis, 3 ketta peolaud. Vot see oli hästi ja kui peaksin mängima ringi 3 kettega, siis kuidas see kombo maitseks? Siim Salla, väga hästi. Oota, kas me valime kettad ka välja neile konkreetselt või nad ise kuidagi või? Kuidas sul see mõte oli? Jätame neile valida. Või siis sinu anda. Sinu anda, täpselt jah. Meil on vist paar moldi on üleval veel, mis me saame valikusse anda, nii et siis. Härrad, uued tiimiliikmed annavad minu kätte mingi valiku. Kui minuga kirjutate, siis ütlen, mis veel järgi on, et kes sees see viimane. Üks tahab veel võita. Siin on. See on. Ma ei tea, Riho võiks ka teada anda, sest me oleme siin 2 valinud või kui ta. Kuule, Riho ise otsustas, et ta siin ei ole. Teeme ise kõik. No okei. Ta on sealt kaugelt natuke jäi. Oot, siin hakkate veel küsimusi panema. Oota, küsime need ära. Siin, kes on diskis kaua sees on, teavad väga hästi teda. Merilin Ivas küsib, et millise Clash-kettaga tuleb esimene tops. Ja mul käis ka see kuskil meeltes taga see küsimus ei küsin. Rihol oli lähedal juba. Ma võin vastata. Ma olen mänginud 11 aastat juba ja selle ajaga on 3 topsi, nii et jääbki ootama veel seda minu järgmist. Ainult 3 või? Seega ma ei tea. Mis oleks? Võiks just, et ainult 3. Aga kui Honey and Money, siis äkki Honey'ga või? No driveriga topse on küll, mul tegelikult on isegi. Ühesõnaga, kui ma hakkan praegu mõtlema, ma olen visanud putteriga, ma olen visanud keskmaaga, fairway'ga, driveriga, kõigiga olen 1 topsi visanud ja mul on vist kokku kas 6 või 7 topsi kogu karjääri jooksul. See aasta tuli ka, kus ma just hiljuti siin samas ju,
kinkekaardi võtsin ju siin verdiktiga, siis ja hooaja alguses viskasin Harbiga vist Viimsi esimesel, nii et, aga ütleme nii, et mulle meeldiks ja mulle tundub, et see popcorn võiks olla selline, millega visata tops kuskil lühikesel rajal. Putteri topsi ma tahaks, just sellist sirget putteri topsi. Kui ma nüüd peaksin valima hakkama, siis ma popcorni ma võtaksin selle Butteri. Õige Butteri? See on nagu... Drive'imiseks parem või? Jah. Okei, no vaatame. Butteriga ma tahaks igatahes visata. Butteriga tahame ära visata. See on päris äge küsimus küll. Väga hea küsimus. Mis arvatakse, Niku kahetseb enda tegu? No, tundub küll, et kahetses. Vähemalt jutu järgi, aga alguses ei paistnud. Ta oli uuesti tegelikult seal kohal. Pilt oli, kuidas ta seal raja ääres pikutas ja nautis nii, et... Nautis melu. Ja nüüd vähendati ju karistus ka nii, et ma siiralt loodaks, et äkki õppis midagi. Õppis, tuleb tagasi ja tegelikult sellest suhtes ta on kihvt värvikas kuju. Kahju oleks, kui selline discgolfi skenest nii-öelda tõesti täitsa ära kaoks. Lihtsalt palun Niko, kui sa seda vaatad, kindlasti vaatad. Palun tule natuke tagasihoidlikumalt tagasi, aga tule tagasi. Ja. Vaata, üks küsimus oli kahe silma vahel enne. Taavi Javasalu küsis, et kas kotti lähevad ainult klassketted või siis ikkagi mixed. Ja nüüd mulle jäigi veel segaseks, et alguses võib-olla on mixed midagi või ei? Võib. Iseenesest meil on mixed on lubatud, aga mulle hetkel tundub, et mul ei vaja väga mixti. No jah, -12. Esialgu proovin puhast classi, aga ma ei pane nii-öelda päris lukku seda, et ma võib-olla kui ma nüüd hakkan mõtlema, et mida mul tegelikult reaalselt vaja, vanast kotist vaja võiks minna, siis ma esialgu ilmselt võtaksin Cremonade'i kindlasti kaasa, sest ma sellega, see on nii hea lihtsalt. Mango on natukene teistmoodi, ta lendab sama asju, aga natuke teise rakursi alt. Ja tegelikult midagi muud sealt vaja kaasa võtta ei olegi. Ülejäänud asjad ma katan ilusti ära. Ma just mõtlen seda, et mina pigem olen meist kolmes see, kes ilmselt vajab või ilmselt võib-olla võtab kõige rohkem esialgu mixed bag'i. Lihtsalt oma mängulise taseme poolest ma võib-olla vajan seda abi kõige rohkem, aga ütleme nii, et mis mul on sellised, mul oleks harp on hästi nii-öelda põhiline töörelv, midaritest on, ütleme, ka samamoodi midagi sellist verdikti masti, et Anvil mulle tundub, et äkki sealt asendab ära. No fairwaydest on pioneer, igas mahlas sirge siuke fairway, aga ma usun ka, et selle saab sealt ära asendada. Ja driverites Salt tundub täpselt siuke, millega ma võiks hakata toimetama ja need kangeid on siin olemas küll nii, et ma ilmselgelt enne järgmist, ütleme nii, et esialgu ma proovin ainult nendega toimetada ja tutvust teha ja ootan põgusalt, ma arvan, siin off-seasonil nad ehk toodavad järgmiseid nii-öelda prototüüpe kindlasti, et järgmiseks hooajaks oleks veel rohkem molde. Ja kui siis kui nii-öelda tõsisemad võistlused pihta hakkavad, kui tõesti on mingi väike auk, et siis võib-olla võtan igaks juhuks, aga eesmärk on ikka puhtalt Clashiga hakata. Võimalikult ruttu. Kolmas võit oli vähe ära otsustada. Võtan lahti. No ma ei tea, Rämps. Mina ütlesin juba. Noh, aga sa juba ütlesid? Midagi. Ühe on ju. 2 on olemas, 1 on puudu. Tegelikult on siin igasuguseid häid, mis on endale lõhnata, mis ketas on tekitanud vautunde, seda vist isegi ei küsinud. Mis sul tekitas vautunde? Ei, see küsimus oli. Küsisid ära. Oli. Jaa, Money is money. Jaa, just jah. No aga millise klassketta tuleb esimene tops? Väga tihti ei ole küsitud, vaata nüüd eriti kui on täiesti nagu tutikaid kettad on käes, et siis see on siuke nagu huvitav, et millega ennustad. Ja täpselt see, et ma täitsa ennustakski, ma tahaks putteriga visata ja ilusa topsi. Et driveri tops mul näiteks üks on maa skipiga, see on siuke natuke võib-olla jopunuse peale, aga putter siuke ilus, ma ei tea, siin on just täpselt siukseid mõnusaid raadasid, kus panna Toni lubab ilusti putteriga visata topsi. Ja putteri drive'imine on vaja selleks saada. Puust ka ei põrka, otse ilusasti südamesse. Kuulge, aitab vist küll või?
tähendab selles mõttes, et kõik hakkab alles juhtuma, aga tänaseks nagu selles mõttes aitab, et. Vaevastid kokku. Tagasi selge läbi. Nii, regage siis Discland Starsile, siis tehke videosid, saatke. Aadress oli raimo.kimmel@gmail.com. No nii nagu ikka tänapäeval kõik eesnimi, perekonnanimi, Gmail on.